Jõu, mina siin olen nüüd siin tagasi YouTube'is üle väga-väga pika aja, et vahepeal jäi mul see YouTube natukene lihtsalt tahaplaanile, sest mul olid teised prioriteedid ja kõigis ei jõua kogu aeg tubli olla, kõik ei jõua 100% teha ja siis eelmine aasta sai natuke rohkem tehtud, kajastasin oma seda võistlusteks ettevalmistumist, mida ma tegin esimest korda ja siis oligi see võib-olla põnevam. Et nüüd teisel korral ma tundsin, et ma tahan teha pigem natuke privaatsemalt, kuigi Instagramis ma ka ikkagi jagasin ja ma arvan, et see on ka okei. Aga nüüd ma täna teengi postituse sellest, kuidas mul võistlused läksid, mis tunne mul on praegu, mis tunne mul oli võib-olla siis, kui võistlused toimusid ja miks mul hooaeg, ma ütleks, et pooleli jäi. Jah, ma planeerisin teha veel Jaapaniga võistluse ka, aga tegelikult ega mul rohkem väga palju plaanis ei olnudki, sellepärast et mul ongi see sügis selline kiire aeg ja ma ei planeerinudki seda, et ma iga nädalavahetus kuskil võistlen. Et sportlane ei pea kogu aeg kuskil võistlema, kui ta valmistub hooajaks, et ise lõpuks valida, et kuhu sul on võimalik minna, kuhu sa tahad minna ja millele sa tahadki keskenduda. Et minul oligi Eesti meistrigi võistlused, novembris oligi tegelikult esimene võistlus, mida ma planeerisin. Ma ei planeerinudki minna septembris või oktoobris oli see FitLab Cup ja septembris vist olid Rootsis mingid võistlused, sest ma ei olnud veel oma vormiga seal maal, et minna võistlema. Ja ma ei tahtnud ka ennast väga tagant pushida, et oligi selline rahulikum dieet selles mõttes. Ühesõnaga, räägin teile natuke oma dieedist võib-olla, et kuidas mul sellega lood oli. Ja kes võib-olla mind rohkem Instagramis jälgis, siis seal ma ikkagi aeg-ajalt andsin märku, et on vaimselt natukene raskem minu jaoks seekord see dieet, kui oli näiteks esimene dieet. Aga nüüd tegelikult sellega ongi see, et esimene dieet oli esmakordne asi. Ma ei teadnud, mida oodata, see tuhin, see elevus, see entusiasm, kõik oli nagu hoopis teistmoodi, sest ma tegin elus esimest korda midagi sellist, mida ma arvasin, et ma mitte kunagi teha ei suuda, millest ma olin võib-olla kunagi ammu unistanud, mida mulle võib-olla pakuti, et Liisa, kas sa tahaksid võistelda kunagi ammu, kui bikiini fitness läks populaarsemaks, siis ikka tuldi vahepeal küsima, sest siis ma juba tegin ka natuke trenni ja mina olin niimoodi, et mis asja, ei, mina laval, mina üldse järjepidevalt toitumas, treenimas, kuigi sel ajal olid need dieedid ka väga hullud, treenerid ei teadnud, kuidas treenida inimesi sellisesse vormi ja need vormid olid hoopis teistsugused ja põhimõtteliselt olidki väga sellised dieedid, et inimesed sõidki munavalget ja kurke, sest lihtsalt keegi ei teadnud paremini, kuidas neid dieete teha ja sel hetkel oligi see, ma arvan, oluliselt ebatervislikum ja jubedamad need dieedid ja näha oli ka seda vormide pealt, sest tüdrukud olid lihtsalt kõhnad, nad olid lihtsalt nälginud ja nad olid lihtsalt kõhnad. Lihasdefinitsiooni, kui sa vaatad nüüd võrdle 10 aasta taguseid pilte bikiini fitnessist versus nüüd, millised kehad ja vormid on, et kui palju tervislikumad tegelikult naised laval välja näevad ja lihaselisemad. Ja see on ka tänu sellele, et need dieedid ei ole enam nagu nii crazy'd, et eks need dieete tehakse ikka igasuguseid, aga need dieedid on ka vastavalt sellele, kuidas on vaja vorm kätte saada, sest inimeste kehad toimivad erinevalt ja mõnele on vaja teha rangemat režiimi selleks, et ta jõuaks lavale. Ja kui inimene soovib lavale minna hea vormiga, konkurentsivõimelise vormiga, sest tal ei jää muud üle, kui lihtsalt tehagi läbi karm dieet. Mõnel võib see minna natukene lihtsamalt, see oleneb ka ainevahetusest, mõni on juba loomult natuke madalama rasvaprotsendiga, mõni võib-olla ei pea eraldi kardiot tegemagi väga ilma, et keha juba kuivab, on ju juba lihtsalt ainult toitumise abil. Teine peab tegema väga palju kardiot selleks, et keha kuivaks saada. Ja siin ei ole sellist õiget ja alet, et see ongi individuaalne, iga dieet on individuaalne, nagu iga rasedus on individuaalne ja erinev. Et sa ei saa öelda, et kõikidel rasedatel liiveldab raseduse ajal või kõik rasedad istuvad kodus ja ei saa ennast liigutada raseduse ajal. On väga palju erinevaid rasedusi, nagu te teate, kes on rase olnud ilmselt. Minu dieet, ma ei ütleks, et selles mõttes mul oleks olnud raske, et mul üldse ei oleks midagi toiminud või kuigi ma ise alguses arvasin, et mul ei põlesaras piisavalt kiiresti. Ja natuke ta oli erinev, võib-olla tõesti esimesest korrast ja ma pidin tegema seekord natuke rohkem kardiot, kaloritega enam-vähem jäin samasse kanti, et ei pidanud väga ekstreemseks minema. Seal lõpus üldse mul juba see kaal langes nii kiiresti, et sain pidevalt toitu juurde, et ei olnudki üldse probleemi.
Eks see on erinev jah, et kui tagantjärgi mõtlen, siis oli palju kohti, kus ma oleks võinud vähem üle reageerida. Muidugi see ongi see tagantjärgi tarkus, sest sel hetkel, kui sa oled selle dieedi sees ja see on ikkagi suht mindfuck, emotsioonid on laes, eriti lõpupoole, kui keha on kuivem, sest sul on ikkagi organism on koormatud ikkagi sellest, et sa oled suures kaloridefitsiidis, sul on pinge peal seoses võistlustega, sul on palju aktiivsust, lisaks muu elu ka, sest elu ei koosne ju ainult fitnessist, vähemalt minu elu, mul on vaja teha tööd, mul on pere, mul on elukaaslane ja see ei ole see, et terve elu on ainult fitness ja midagi muud ei eksisteeri. Võib-olla mõne jaoks see on niimoodi, aga minule meeldib nagu muu elu ka väga palju. Ja eks see siis mängibki sinu emotsioonidega palju ja muidugi oleks võinud palju asju paremini teha. Alati saab kõike paremini teha, oleks võinud vähem üle mõelda. Ja ma võtsin võib-olla mingeid asju liiga enda jaoks selliselt, et tekitasin sellest suure stressiallika endale, võib-olla ei oleks vaja olnud. Aga see teine dieet oli sellepärast minu jaoks vaimselt raskem, et ma rohkem vaatasin, võib-olla see kehadüsmorfia tekkis mul selle teise dieedi ajal rohkem kui esimesel korral. Sest juba sa olid mingil määral harjunud oma keha nägema, kui sa esimesel korral teed selle dieedi ära. Esimesel korral ongi see, et vau, keha muutub, vau, et ma ei ole sellist varem asja näinud enda puhul. Ja teisel korral ei olnud see vau-efekt enam nii suur, see vau-efekt tuli tegelikult hiljem, kui ma nägin oma lavapilte ja nägin ennast laval ja siis oli nagu vau. Et tõesti ma tegin endast palju parema versiooni võrreldes esimese korraga, aga ma ei saanud nagu kuni võistluspäevani, ma ei saanud üldse aru, et mu see vorm oleks nagu nii hea olnud või ma mõtlesin kogu aeg, et kas ma üldse teen parema vormi ja ma olingi vahepeal nii stressis sellepärast, et mulle tundus, et mul ei tule mitte üldse ma teadsin, et ma ei ole halvas vormis muidugi, aga mulle tundus, et mul ei tule see vorm nagu oluliselt parem ja siis see nagu kuidagi flippis mul ära mitu korda. Ja dieet oli seekord pikem ka, ma arvan, et see ka mõjutas, eelmine kord mul oli natuke lühem see dieet ja pikalt niimoodi ei olla, et see ikka mõjutab. Kehadüsmorfia on fitnessis paratamatu asi. Minul, ma ütleks, on see isegi võib-olla, nüüd dieedi ajal oli ta natukene kõrgemal tasemel, aga tegelikult, kui ma võrdlen üleüldse enda arvamust endast versus 10 aastat tagasi, ma reaalselt, ma ei tahaks seda öelda välja, aga ma vihkasin oma keha mingil hetkel, sellepärast, et ma tahtsin olla alati natuke parem keskmisest. Ja ma ei jõudnud selleni kuidagi, sest ma ei teinud seda õiget plaani, ma ei suutnud olla järjepidev. Siit ja sealt midagi tegin, kogu aeg nagu lasin lappama. Ma ei olnud järelikult valmis veel selleks. Mõni on valmis selleks võib-olla 20-aastaselt, mina olin selleks valmis 30-aastaselt võib-olla natuke peale. Ja mulle ei meeldinud mu keha, ma arvan, mitte kunagi mulle ei ole ta väga meeldinud ja nüüd ma tunnen, et mulle tõesti meeldib. Ja kui see dieet nüüd välja arvata, kus ongi see spordi asi sees, see on teine asi, sa pead minema võistlema. Aga kui ma muidu ennast vaatan, siis ma mõtlen, et ma ei hakka ropendama. Fuck yeah, mul on nagu üle keskmise parem vorm reaalselt. Ja ma tunnen ennast enda kehas nii hästi, mul on seljalihased, mul on õlalihased, tuharalihas tuleb ka varsti tagasi praegu. Sellest ma räägin ka kohe, et kuidas ma peale dieeti see kehapilt ja kõik need asjad on. Aga jah, et kehadüsmorfia ikkagi on fitnessis levinud, see oleneb ka, kuidas kellegi vaimsus sellele vastu peab, kuidas keegi üldse näeb ja suhtub sellesse. Ja minu arust ongi suur vahe selles, kas sa teedki seda off-seasonit või sa oled parasjagu dieedil, kui palju see sinu emotsioonidega mängib, kui palju sa võrdled ennast teistega, mida ma tegelikult tegin seekord vähem, vahepeal viskas sisse veits, aga tegelikult seekord mul oli selles osas kergem, sest ma oskasin näha teistes ka juba neid mitte vigu, aga esimesel korral mulle võib-olla tundus, et kõik teised on paremad kui mina. Ja nüüd ma olen seda sporti rohkem õppinud, nüüd ma saan aru, mida hinnatakse,
mis võivad olla vead või sellised nagu miinuspooled, kõigil on nõrgad ja tugevad küljed. Ja siis ma vaatangi kedagi, et jah, ta on super heas vormis, aga samas ma väga hästi näen ära ka tema nõrgad küljed juba, sest ma oskan ise hinnata seda. Aga samamoodi ma näen ära nagu enda nõrgad küljed. Ja noh, ma olen nagu sellega leppinud, et ongi nõrgad küljed. Ma tean, mis need on ja kõigil on. Mõni on võib-olla geneetiliselt paremini üles ehitatud, mõni on vähem, aga tegelikult sellise suure töö ja vaevaga saab ikka väga palju oma kehakuju muuta. Mina olen ka muutnud, mu keha oli kunagi hoopis teistsugune, nagu täiesti teistsugune. Ma arvan, et ma ei oleks sel hetkel osanud arvatagi, et mu keha kunagi nii palju muutub. Ja ma olen tõesti heas vormis, et ma olen nagu oma vormiga super rahul, et nüüd ma tahan natukene saada neid vorme veel juurde, et tuharalihas oleks lopsakam ja sest eks dieedi lõpus laval võib-olla ei saa aru, aga kui sa oled niisama dieedi lõpus, siis ikka vaatatki ega ei olegi nagu seda inimest ollagi, et kõik on sellised kribud. Lihas tuleb välja siis, kui sa poseerid ja kui sa paned selle grimmi peale. Mis oli kergem selle dieedi jooksul, oli see, et kuidas ma suutsin ennast ületada ja distsiplineerida see tahtejõud füüsiliselt. Mul oli selles mõttes rohkem koormust see dieet, oluliselt rohkem, nii jõusaalitreenide kui kardio osas, aga ma nautisin seda nii palju rohkem, eriti kardiot, mis on nii naljakas. Ma vihkasin eelmine kord kardiot, see oli nagu reaalselt, ma ei jõudnud ära oodata, millal ma saan selle viimase kardio ära teha ja ma ei pea seda fucking treppi enam tegema. Ja nüüd, ma ütlen ausalt, ma teen siiamaani natukene, hästi vähe, lihtsalt, et tulla vaikselt sellest dieedist välja. Mulle nii meeldib see, sest mulle meeldib see tunne, kui läheb raskeks ja dieedi ajal ma mäletan ka, et sa lähed sinna trenni. Kes teab, see teab. Sa oled nii, üks asi on see nälg, selle nälja elab üle on ju, aga teine asi on see meeletu energiapuudus ja selline dieedil olek, kes teab, kes on dieedil on see kaloridefitsiidis pikalt, siis sa tead selline kuidagi selline eriti loidumus ja väsimus tuleb sisse, ma ei oska isegi kirjeldada seda tunnet. Ja sa mõtledki, et sa pead tegema mingi jalapäeva, siis sul on mingi kardio, siis sul on, pead poseerima, siis võib-olla pead veel mingeid asju kuskil ajama, on ju. Ja siis sa lähed sinna, mõtled, et kuidas ma selle küll ära teen ja siis sa teed selle ära ja see hakkab trenni ajal ja kardio ajal, eriti kardio ajal mul. Kardio ajal tuli mul see power sisse, kui ma selle jõutrenni ajal olin veel suht selline uim, siis nii kui ma kardiot hakkasin tegema, mul tuli nagu, ma ei oska öelda, kas oli power või miski minu sees läks põlema ja ma tegin seda ikka täie mõnuga ja mul oli raske ja mulle nii meeldis see ja ma olin kogu aeg, mõtlesin, et vau, et ma olen endale nii uhke, et ma pingutasin, tegin selle ära ja mul on mu linnuke kirjas. Ja mulle väga-väga meeldis kardiot teha see dieet, see kuidagi mõjus vaimsusele hästi, vaimsele enesetundele mõjus hästi ja see andis energiat juurde. Tegelikult see point ongi selles, sa pead ennast liigutama vahepeal, kui sa oled väsinud, et saada see vereringe tööle, pulss kõrgemaks natuke. See oli nagu väga minu jaoks üllatav, et see dieet, kuidas ma nautisin kardiot ja jah, ma olen selle üle uhke, et ma ikkagi ilusti pidasin vastu ja tegin kõik ära ja et kui jätta need emotsioonid kõrvale, mis käisid üles-alla see dieet palju rohkem, siis muus osas ma olin nagu väga tubli, ma arvan. Muidugi oleks saanud alati saaks trennis rohkem pingutada, alati saaks raskustega veel rohkem pingutada, aga noh, on mis on, et vorm tuli ikkagi parem. See oli siis selline lühike kokkuvõte võib-olla dieedist ja tagantjärgi mõtled, et jah, et ei olnudki nii hull, aga noh, sel hetkel, kui sa seal oled, siis on see asi ikka raske. See on ka see koht, mida inimesed, mis mulle ka kirjutati, et kas tõesti see üks võistlus oli seda piina väärt. Ja siis ongi see koht, kus need inimesed, kes ei tegele selle alaga või ei mõista seda ala või üldse ei mõista seda, et miks keegi peaks tahtma mugavustsoonist välja tulla, miks keegi peaks tahtma ennast piinata või miks keegi peaks tahtma loobuda suhkrust või kiirtoidust või rämpstoidust või mõnusatest diivanil lösutamise hetkedest, et selle asemel nälgivad ja söövad kana ja riisi ja teevad päevas mingi 2 tundi trenni on ju 5 korda nädalas. Et need inimesed,
et inimesed ei mõistagi seda, sest kõigil ongi erinevad huvid ja eesmärgid elus. Aga see ei ole piin, sest kui see oleks piin, inimesed ei tegeleks sellega, aga see on selline teistsugune magus piin. See tunne, kus sa ületad ennast või sa teed midagi, millest sa oled kunagi unistanud ja sa arvasid, et sa ei julge seda teha ja sa teed selle lõpuks ära, sest see on kirjeldamatult äge tunne ja see annab väga palju enesekindlust juurde. Ma arvan, et ma olen oma töös edukas tänu sellele, et ma tegelen fitnessiga ja spordiga ja ma olen tervislike eluviisidega. Ma ei oleks muidu nii edukas, see on 100% kindel, sest see enesekindlus ka, mis mul on tekkinud, see teebki mind ka julgemaks. Kui sa oled julgem, sa julged võtta riske, sa oled säravam, positiivsem, mõjud inimestele paremini ja tänu sellele ma teen ka oma tööd väga hästi. Et ma tegelen fitnessiga. Seega see ei ole minu jaoks piin, et see on minu jaoks magus väljakutse ja jah, see üks võistlus oli seda väärt. Ma tulin 2-kordseks Eesti meistriks, sain pronksmedali ja ülitugevuskonkurentsis veel finaali koha, 5. koha. Seega see oli igati seda väärt, ma isegi ei uskunud, et nii hästi läheb. Aga ma räägin siis natuke sellest, kuidas on võistlusdieedist väljatulek olnud siiani ja siis selle juurde, miks ma ei lähe Jaapanisse MM-ile võistlema. Kuigi ma sellest rääkisin kevadel väga palju ja rääkisingi, et see on ka üks minu unistus, aga ma räägin sellest kohe. Ma loodan, et ei unustanud täna vett juua. Ma räägin vee joomisest kogu aeg oma klientidele, kõigile. Vee joomine, ma arvan, päästis ka väga palju mu vormi mingi hetk ja üleüldse. Jooge vett, ärge unustage. Aga kuidas dieedist väljatulek on olnud? Ma ei taha üldse nagu öelda midagi sellist, mis tundub, et ta ei räägi ausalt ja ta teeb asja paremaks. Aga ei, ma ütlen teile, ma vannun, et see dieedist väljatulek on olnud minu jaoks nii lihtne, et ma isegi ei saanud aru, et ma dieedist välja tulin. Võib-olla võrreldes ka eelmise korraga, kui eelmine kord oli ka minu jaoks lihtne, aga seekord on see kuidagi eriti lihtne, ma tunnen ennast suurepäraselt. Ma olen söönud kõike, mis ma tahan, mõistlikus koguses, ma hoian enda aktiivsust, ma ei teinud niimoodi, et dieet on läbi, nüüd ma ei liiguta ennast üldse, vaid tasapisi ma ikkagi olen teinud kõike, samme ja hästi natukene ka kardiot, aga ma olen võtnud selle oluliselt vähemaks lihtsalt, et ei tekiks seda olukorda, kus keha saab šokki, et miks ma ei liigu enam. Lihtsalt põmdi, korraga olin üliaktiivne ja äkki korraga ei ole ja ma ei suuda enam paigal püsida. Ma ei suuda enam niisama passida. Ma pean ennast iga päev saama liigutada ja mul ei piisa ainult sellest, et ma teen mingi pool tundi samme või jalutan. Mul on vaja reaalselt 1,5 tundi, 2 tundi päevas liigutada ennast, et ma tunneks ennast hästi. Ja see on nagu tekkinud selline hea liikumisharjumus, mida mul varem mitte kunagi ei olnud. Te ei kujuta ette, kui laisk ma kunagi olin. Ma ei viitsinud üldse kõndimaski käia. Ma olin selline, ei viitsi, ma olen väsinud. Tegelikult ma olen väsinud. Ma olin lihtsalt laisk. Ma ei viitsinud mugavustsoonist välja tulla. Ja mu jutt oli väga selline, et ma tahan paremas vormis olla, aga mitte midagi selleks ise teha ei viitsinud. Ei olnud otseselt vabandust ka, et see väsimus, mis mul oli, see oligi sellest, et ma ei liigutanud ennast. Ma räägin endast lihtsalt praegu, et see on minu kogemus ja kui keegi tunneb, et tal on sarnane, siis soovitus ongi see, et hakka vaikselt pihta. See harjumus võtabki aega, et saada aktiivsemaks, et saada tervislikumaks, aga see on võimalik, sest mina olen ehe näide sellest. Ma olin kunagi kõige ebasportlikum inimene ja nüüd ma tegelen võistlusspordiga. Seega kõike võib juhtuda. Aga võistlusdieedist väljatulek on olnud tõesti lihtne, tasapisi tõstan oma kaloreid, mitte liiga palju korraga. Mul ei ole mingeid metsikuid isusid. Võib-olla isegi vastupidi, mul on kõht püsib nii hästi täiskogu, et ma tegelikult võiksin juba rohkem süüa. Ma üks päev kaalusin ennast, siis mul oli juurde tulnud 2 nädalat möödas, ma vist üleeile kaalusin ennast.
eile, siis oli mul 1,3 kilo juures võrreldes siis päev enne võistlusi kaaluga. Ja tegelikult võiks mul vabalt olla juba 2 kilo, et ma arvangi, et kuus selline 2-3 kilo on võib-olla väga okei, kui tuleb juurde, et liiga kiiresti ka ei taha, et tuleks, siis kehal on ka raske. Endal on ka raske, kui keha liiga kiiresti muutub, et praegu ma tunnen ennast nagu super heas vormis. Lihased on rohkem täis. Jah, enam need ei paista niimoodi välja, kõhulihaseid eriti midagi nagu seal ei paista, oleneb päevast. Et ega ei peagi, see ei olegi normaalne aasta ringi käid mingi lihased väljas ringi, et sellepärast seda sporti ei tehtagi aasta ringselt, vaid sul ongi off-seasonid ja nii, et see periood siis, kus sa võistled, sest see ei ole nagu reaalne, et sa oled aasta ringi kogu aeg ülimadala rasvaprotsendiga, sest keegi ei jõua niimoodi ringi käia, kui sa just geneetiliselt ei ole sellise kehaga, et sul ongi kogu aeg hoiab keha seda madalamat rasvaprotsenti, et on ka neid õnnelikke bastardeid, lucky bastards. Tegelikult ei, ma olen ka praegu väga rahul ja saangi teha kõiki oma retsepte, maitsta neid normaalselt ja ma ikkagi jälgin, mida ma söön niikuinii, sellepärast, et see meeldib mulle. Minu jaoks ei ole see piin. Mulle meeldibki tervislik toit palju rohkem kui selline ebatervislik toit, sest ma tunnen ennast palju paremini ja ilmselgelt see mõjub mu vormile kõigele hästi. Ja maitsemeeli ma olen endal nii palju harjutanud juba, et mulle maitsebki puhas toit. Ja aeg-ajalt mulle meeldibki juua mõni kokteil, süüa natuke kooki, lubada midagi head ja sellest mulle piisabki, et mul ei ole vaja seda iga päev. Ja ma ei lähe nagu, mul ei ole seda obsessionit toidu üle, et ma kardan, et ma jäin millestki ilma. Ma ostsin endale teedi ajal mingi kookuse kondentspiima, et kui teed läbi, siis ma söön seda. Ma ei tea, see jahvatlemine mitte üldse, ma maitsesin seda ja see oli minu jaoks liiga magus. Mul ongi see, et mul on maitsemeel, et see magusa vastu on see maitsemeel nagu nii muutunud, et kõik tundub nii magus kuidagi. Ja siis ma ei suudagi enam väga palju süüa korraga magusat, mis on hea, sest ega seda suhkrut ei ole vaja endale liiga palju sisse süüa ka. Eks ma ikka mõni juht on olnud natukene ka, kui me käisime väljas söömas, siis ma võtsin paar kokteili, mis olid küll hästi väikesed, eks seal oli ka natuke seda mingit siirupit sees ja sõin ka ühe magustoidu, et siis ma nagu järgmine päev tundsin küll, et keha on nagu vesisem kohe või see suhkru selline, ei ole harjunud sööma, et siis ma tundsin küll, et oli selline vesisem olla ja kuidagi natuke paistes, aga siis ma tegingi jälle 1,5 tundi, liigutasin ennast ja kohe oli parem olla ja jõin kõvasti vett, et see vee joomine on ka hästi oluline. Mina ei lähe Jaapanisse. Sellel on nüüd minu jaoks väga selline loogiline selgitus. Kui ma võtan nüüd kokku selle ühe lausega, siis ma ütlen selle kohta nii, et ma seletame sellele kõigele juurde. Aga ma tunnen, et ma ei ole valmis minema maailmameistrivõistlustele veel praegu. Sellepärast, see on üks põhjus ainult. Sellepärast, et kuigi mul läks Estikatel väga hästi, siis minuga on see lugu, et mulle meeldib fitnessi juures see protsess, keha kuivatamine, dieedi tegemine, enda proovile panemine, distsiplineerimine, see toitumine, treening, et ma teen mingi periood midagi väga pühendunult ja siis mul ongi see enda jaoks selline väljakutse, et kas ma nüüd saan sellega hakkama või ei saa. Mulle meeldib see protsess oluliselt rohkem kui laval olemine. Ma ei ole selline laval säraja, kiisutseja, miisutseja. Ma ei ole kunagi tahtnud olla tähelepanu keskpunktis. Mulle ei meeldi võib-olla mingid teatud liigutused, mida ma pean seal laval tegema või teatud olek, mida ma pean seal laval näitama, aga mulle meeldib selle juures see, et see on jälle minu jaoks väljakutse ja no reaalselt kunagi ma julgenud isegi klassi ees, ma ei tea, ettekandeid teha. Veel hiljuti, isegi kui ma ülikoolis käisin, siis ma üritasin iga hetk viilida sellest, et ma peaks minema klassi ette midagi rääkima. Või üleüldse, kui ma tõusen püsti ja kõik vaatavad mind ja ma pean rääkima, siis see on jõudne, kellel on avaliku esinemise hirm, siis see teab, mida ma tunnen. Mul on see tohutult suur, te ei kujuta ette, kui jubedalt ma tegelikult kardan rahva ees rääkimist. Või võiksin öelda, tegelikult kartsin, sellepärast et
ma olen selles osas ka väga palju edasi arenenud ja tegelikult ma sain aru, miks ma seda kartsin tookord, ma olin tohutult ebakindel inimene lihtsalt. Ebakindlus tekitaski minust seda hirmu. Ma mõtlesin, mida keegi must mõtleb, et äkki ma ei näe hea välja või äkki ma olen kole või äkki ma puterdan või äkki ma ütlen midagi valesti, äkki ma kõlan lollina, äkki mul on parasjagu mingi, ma ei tea, plekk näos, mida ma ise ei tea ja siis kõik üllitavad mind või siis ma räägin midagi, mis kõlab võib-olla kuidagi rumalalt või ma esitan kogemata mõne vale väite või fakti. Mul olid, ma ise nagu mõtlen, et see on võib-olla see põhjus või ma isegi ei tea. Ma tean, millest see tuli. Mul oli kunagi lapsepõlves selline lugu, et enne kui ma oskasin avalikku esinemist karta, juhtus ma kunagi nii, et ma pidin minema kooli ette luuletust lugema. Ja ma mäletan, et ma ei kartnud seda tookord. Ma läksin sinna, mul oli just ette valmistatud, mul oli luuletus peas, ma arvan, et see oli algklassides. Ja ma läksin sinna rahva ette. Ja see oli kusjuures esimest korda, kui ma pidin terve kooli ette minema, kus oli kõik lapsevanemad ja kõik klassid ja kõik asjad koos. Ja ma ei mäleta täpselt, mis tunne mul oli, aga mul tekkis plokk mingil põhjusel. Kas oligi see, et ma nägin liiga palju inimesi enda ees ja ma mäletan, mul läks luuletus täiesti peast ära. Ma ei mäletanud mitte midagi ja ma seisin seal ja ma olin näost tulipunane, ma tundsin, kuidas teate seda tunnet võib-olla, su süda hakkab peksma, käed hakkavad higistama ja sa lähed näost, see tunnet tulitab kõik, sa lähed lihtsalt nii punaseks. Ja ma mäletan, ma seisin seal ees ja kõik vaatasid mingi, ma ise kujutasin ette, et kõik vaatavad mind sellise näoga, et issand jumal, mis seal lapsel viga on, et täitsa napakas, ei suuda luuletustki lugeda. Siis ma mäletan veel, õpetaja üritas mulle kuskilt tagant sosistada midagi ette, mul oli seda ma ei mäleta, kas ma tegin selle ära kuidagi või ma jooksin minema, aga sellest hetkest saati ma tohutult kartsin avalikku esinemist ja mul tekkis iga kord see tunne, et süda hakkab peksma ja isegi ma pidin ennast lihtsalt tutvustama kuskil. Tere, mina olen Liisa, ma olen sealt pärit ja ma olen nii palju vana. Isegi sel hetkel mul hakkas süda niimoodi peksma, et ta peksis enne seda juba, kui ma teadsin, ma pean seda rääkima. Keegi ütles, et no hakkame siin ennast tutvustama, et siis ma teadsin, et minu kord on, siis mul peksis see süda juba ette, ma olin tükk aega. Ja see oli nii naljakas lihtsalt iga kord. Nüüd on see natuke kergemaks läinud, aga no lavanärv tekib mul ikka sisse ja ma lootsin see kord, et mul ei teki lavanärvi, sest ma olin varem võistelnud, aga kuni selle ajani ma mäletan, kui pidin esimene see kategooria läks ja mul jumal okei, mul seal lava taga, ma teadsin, ma lähen kohe lavale, mul isegi nagu väga ei olnud midagi. Ja siis, kui öeldi see nimi, et võistleja, ma ei mäleta, mis mu number oli, Liisa Hunt on ju lavale, ma ei tea, mis juhtus, aga mul hakkas täpselt see tunne, mul hakkas süda peksma ja mul hakkasid jalad niimoodi tudisema, kuigi enamus ütlesid, et ei pannud seda nii väga tähele vist, et see, aga mu endale tundus, et kõik näevad, kuidas mu jalg käib niimoodi lihtsalt. No lihtsalt konkreetselt niimoodi. Ja siis sa pidid seal poseerima. Ja muidugi ma panin jumala pange, mu eye-walk oli tegelikult, ma tahtsin seda palju ilusamalt teha ja ühesõnaga seda asja. Aga see tunne, mul oli selline närv lõi sisse, et ma ei oska seda kirjeldada ja siis ma mõtlesin pekki küll, ma keerasin enda kõik pekki raudselt sellega. Õnneks mitte, et selle sama kategooria ma vist, ma ei mäleta, kuidas mul seal läks, ma ei mäleta, mis kategooria see oli, aga selline mul see kogemus selle avaliku esinemisega. Ja rääkides nüüd sellest laval esinemisest, mis mul on vaja saada enda jaoks kindlamaks, ongi see lavaline olek. Ja mitte nagu lasta ennast häirida võib-olla väga sellel tundel, kui on närv sees, sest ma lasin laval selles tundel endal väga palju häirida ja samuti mul on see ka, et kui on midagi väikest, pisikene asi, mis võib-olla teistele üldse ei tundu, näiteks ma ei ole rahul mingi osaga oma meigist või soenguga, midagi, mis ei hoia minu jaoks või ei ole minu jaoks piisavalt hästi, et ma näen, et see häirib mind natukene, kuigi tegelikult kõik nii vaatad on nagu kõik perfektne, tegelikult ongi, siis see ka natukene tõmbab mul seda feelingut laval maha. Ja pluss siis see, et närv on sees, on ju. Seega ma tunnen, et kui ma tahan minna Euroopa meistrivõistlustele, ma tahan olla lavaliselt julgem ja enesekindlam, sest see enesekindlus laval mul natukene jääb nii-öelda vajaka või sellest jääb puudu.
ma tean, et ma saan seda treenida paremaks, sest kõike saab. Ma olen juba nii palju oma elus teinud asju, mida ma varem ei osanud teha või milles ma olin väga halb varem. Ma usun, et ma saan ka, kui ma väga tahan, ma saan selle lavalise tunde, lavalise enesekindluse endale oluliselt paremaks. Ma võib-olla pean lihtsalt rohkem harjutama ja võib-olla rohkem oma mindsetiga tööd tegema teatud osas. Et see on võib-olla üks põhjus ka ja kui ma võtan selle asja, et Jaapan on ju, et minu unistuste koht. Jaapan on unistuse koht, aga kas ta on sel hetkel, kui ma lähen võistlema unistuste riik, sellepärast, et me oleksime sinna seekord läinud, ma ei oleks saanud seda Jaapanit nautida nii, nagu ma oleks tahtnud. Me oleksime läinud sinna väga lühikeseks ajaks. Mina oleks jõudnud küll mõned päevad varem sinna, aga teedi ajal, mida sa seal nii väga naudid ja teed, et selles mõttes fookus on ikkagi trennil ja kõik toitumine 100%. Ja ma tahan Jaapanisse minna kunagi väga, see on üks riik, see on unistuste riik, aga ma tahan sinna minna niimoodi, et mul ei ole mingeid selliseid piiranguid, ajalist piirangut ega muid piiranguid. Ma arvan, et ma lähengi võib-olla Kaspariga kunagi sinna turismireisile lihtsalt Tokyosse ja üldse Jaapanisse. Ja võib-olla kui see uudis tuligi, et see on Jaapanis, siis mul oli, jumal, ma tahan sinna minna, sellepärast et ma alati tahtnud Jaapanisse minna. Aga ma tahaks ikkagi Jaapanisse minna nii, et seda näha ka, mitte nagu ainult korraks. Ja just üks põhjus ongi see, et kui ma lähen maailmameistrivõistlustele, need on maailmameistrivõistlused, ma tahan näidata, ma ei ole enam selle mindsetiga, ma lähen katsetan ja proovin või midagi, et ma lähen lihtsalt kogemust saama ja kogemust ka muidugi saama. Aga kui ma tahan minna maailmameistrivõistlusele, tahan minna nagu siga hea vormiga, siga enesekindlalt, nagu niimoodi, et ma lähen sinna lavale ja ma lihtsalt säran ja ma tunnen, et see lava on minu nii-öelda, aga ma ei ole seda siiamaani tundnud, et see lava on minu. Mul ei ole seda maagilist mingit lavatunnet, mis paljudel võistlejatel võib-olla on, et ma lähen ja ma võtan selle lava omale. Mul läheb aega ilmselt, et endas nagu selline enesekindlus tekitada. Kui ma tahan, siis ma tekitan selle, lihtsalt mul läheb veel aega. Ja ma tahaks minna maailmameistrivõistlustele kunagi võib-olla nii, et mul on see suurem enesekindlus lavaga seoses. Ma tean, et ma saan vormi väga heaks. Ma tean, et ma saan vormi maailmameistrivõistluste vääriliseks, et ma pakuksin seal konkurentsi. Aga sellel laval olemisega ma pean tööd ja vaeva veel nägema, et ennast seal paremini tunda ja paremini esineda, sest minus saavad võitlusel laval see närve ja mingite muud võib-olla väikesed pisikesed ebakindlused, mis mul ikkagi sisse on jäänud, sest kõik ei ole täiuslik, kõigil on omad need miinused. Ma tean, et ma saaksin palju paremini ja ma tunnen, et ma tahan veel võtta aega selleks, et maailmameistrivõistlustele minna. Lisaks jäi see Jaapan väga kehva perioodi ajaliselt üleüldse. Mul on perekondlikud teemad, isiklikud teemad ja kool, mis eksamiperiood täpselt samamoodi sellel võistlusperioodil. Et kuidagi väga selline halb asjade kokku sattumus, et see ajaliselt lihtsalt kuidagi mulle üldse ei sobinud ka. Kui see oleks võib-olla olnud kohe peale estikaid, ma võib-olla oleks kaalunud minemist rohkem, juba sellepärast, et lihtsalt see oleks mugav kohe ära käia. Aga kuna see aeg jäi nüüd nii pikaks, siis peale estikaid ma mõtlesin enda jaoks rahulikult läbi selle. Enne estikaid ma ei olnud veel kindel, ma ütlesin treenerile ka, et ma otsustangi peale estikaid. Ja siis ma sain aru, et ma tahan minna parema vormiga, lavalise vormiga, võib-olla sinna lavalise olekuga maailmameistrivõistlustele tahaksin minna. Ma tunnen, et ma ei ole selleks praegu valmis ja ma ei pea ennast pushima. See on nagu vabatahtlik, ma ei ole kohustatud mitte midagi tegema. Ma võin teha ühe võistluse hooajal. Ma tegin ühe võistluse, mul läks see väga hästi. Ma arvan, et enam paremini saakski minna, et ma olen super rahul ja see 6 kuud seda dieeti selle estikate nimel oli täiega seda väärt. Ma absoluutselt ei kahetse mitte midagi, et väga äge tunne on olla Eesti meister ja ma siiamaani mõtlen nagu vau, uskumatu, et ma selle ära tegin. Aga mis siis edasi? Edasi on mul tegelikult sellised plaanid. Ma ei julge midagi öelda, kas ma veel võistlen kunagi. Ma arvan, et see võib juhtuda, aga
järgmised 2 aastat, ma arvan, ma keskendun perele, keskendun oma mindset'ile veel rohkem, keha ehitamisele, ma jätkan koostööd Eleriga. Tervitan sind, Eleri, kui sa kuulad mu YouTube'i praegu, siis ma tahan sulle lihtsalt öelda, et sa oled maailma parim treener ja ma olen nii tänulik, et sa aitasid mul saavutada seda, mis ma saavutasin. Ja et sa ei lastud mul dieedi ajal loobuda. Pisarad tulevad silma. Õnnepisarad. Et ühesõnaga ma jätkan Eleriga koostööd ja ma võtan paar aastat nüüd lihtsalt oma muu elu jaoks, karjääri, pere jaoks. Et ma arvan, et see tuleb ka väga põnev aeg, teen trenni edasi, toitumine niikuinii osa mu elustiilist. Mul isegi ei ole nagu mõtet seda öelda, et ma nüüd jälgin hullult toitumist. Ma ei jälgi toitumist, ma lihtsalt toitun normaalselt. See ei ole minu jaoks üldse mingi jälgimine. Ja ma võtan selle aja nüüd enda jaoks ja pere jaoks ja kõige jaoks, vaatan, mis elu toob. Ega kunagi ei tea, äkki siin flipin ära järgmine aasta ja hakkan jälle dieeti tegema ja tahan minna ikkagi sinna maailmameistrivõistlustele mingi hetk. Aga õnneks on aega, sellepärast, et mis on fitnessi juures äge on see, et sa võid ükskõik mis vanuses võistelda, sest Eestis ei ole, Eestis on see mastersi kategooria, kus on vanemad, kuni vist ongi 35+ ja sealt edasi, aga maailma tasemel on erinevad kategooriad, ongi 35 kuni 39, 40 kuni 44 vist, 45 kuni 50, midagi sellist. Et igaüks saab oma kategooria valida, minna ja võistelda ja ma räägin, mul ei ole nagu üldse kuskile nii kiire selle võistlemisega, et ma usun, et kui ma olen kunagi 40, õnneks sinna on ka veel aega kõvasti, siis ma olen 40-selt nagu reaalselt üliheas vormis, kui ma jätkan praegu veel oma fitnessi, nii nagu ma jätkan fitnessi tegemist ja ma lähen ja ma panen kinni reaalselt selle 40-ste kategooria, et silm ka ei pilgu. Enesekindlus peab ju olema. Ja see oleks äge. Või siis naasengi võib-olla varem juba spordi juurde tagasi ja võib-olla tõesti 2 aasta pärast juba näeb mind jälle laval, et ma hoian ennast tegusana, nooruslikuna, fitness hoiabki mind nooruslikuna ja ma arvan, et vanus pole üldse vahet, et kui sina ka keegi kuulab, kes on, mul oli järjest kirjutatud, üks 34-aastane ükskord kirjutas, et kas mul on liiga hilja alustada, ei ole, mina tegin oma esimesed võistlused 34-aastaselt ja mitte mingit probleemi pole, et nüüd ka ma olin ühes kategoorias Eesti meistrivõistlustel endast oluliselt noorematega ka, mastersi kategooriad olid ka, ja ma olin 2 kategoorias, kus olid nagu kõik koos, on ju noored ka, nooremad. Ja ma tegin väga paljudele noortele ära, nii et asi pole nagu üldse vanuses, asi on ikkagi selles, et kuidas su vorm on ja kõik muud asjad ja kuidas sa enda eest hoolitsed. Ja ma usun, et pole midagi hullu, kui ma praegu võtan selle aja muu elu jaoks. Ja ma usun, et see tuleb ka väga põnev ja teistsugune aeg, kus võib-olla ei ole see, et kogu aeg sa prepid või midagi, et ma olengi sellisel off-seasonil pikemal ajal ja pikemaks ajaks. Võib-olla ka siin midagi vahepeal muutub, võib-olla mingi hetk olen sunnitud võib-olla vähem treenima mingil põhjusel, võib-olla mu enda peas midagi muutub, ma ei tea ju, mis elu toob, et ma lihtsalt praegu lähen edasi nii nagu lähen ja ma arvan, et kõik lõpuks laabub nii nagu peab, et ma olen hästi positiivselt meelestatud. Ma ei oska seletada, et kuidagi ma tunnen, et elu on nagu hästi äge ja ma ei põe nii palju enam mingite asjade pärast, et vahepeal võib-olla ma muretsesin liiga palju ja põlesin natuke läbi aasta alguses isegi tegelikult. Ma võin sellest kunagi võib-olla pikemalt rääkida, aga mul oli üldse mitte dieedi ajal, vaid enne dieeti oli mul päris üks raske periood korraks, kus ma reaalselt põlesingi läbi, sest ma haarasin endale liiga palju kontrolli ja ma ei lasknud teistel midagi teha ja ma lihtsalt reaalselt töötasingi ennast nagu lihtsalt selliseks, et mul oligi nagu kergelt juba selline tunne, et okei,
slow down. Et seal võib-olla mul see mindset natukene ka muutus, et läks see vaimsuse koha pealt natukene raskemaks. Aga muidu ma olen täitsa normaalne ja saan väga hästi hakkama, et mingit diagnoose ma endale ei pane, mul ei ole mingeid imehaigusi või ma ei tea mis asju, et see, et emotsioonid käivad üles-alla, vahepeal on normaalne, kõigil käivad. Jep. Ma vist lõpetan praegu, muidu läheb liiga pikaks ja mulle väga meeldis praegu teha selline väike jutuajamine, sest nüüd ma kõva häälega kõik välja ütlesin, siis mul endal ka kuidagi kerge. Ja ma loodan, et mu jutt make'is sense'i või et mu jutt oli kuidagi loogiline ja arusaadav. Ja ma loodan, et ma võib-olla kuidagi sain kedagi äkki inspireerida või rahuldada uudishimu natuke. Ma nüüd ei jõudnudki kõikidele küsimustele siin otse vastata, et mul tuli veel mingeid küsimusi, aga tegelikult ma enamjaolt vastasin kõigile ära, et eks küsitegi rohkem seda, et kuidas dieedist väljatulek on olnud, et miks ma ei võistle ja kas üks võistlus oli seda piina väärt ja midagi vist veel, aga eks äkki ma saan nüüd kuidagi järjele selle YouTube'iga, et äkki ma saan veel teha selliseid videosid, et täitsa tore on ja võib-olla ma saan näidata rohkem oma päeva, et kuidas ma söön, mida ma söön. Võib-olla saan ka lõpuks hakata näitama oma treeninguid rohkem, ma lihtsalt viitsin üldse jõusaalis filmida. Ja võib-olla lihtsalt on tore teha edasi natuke YouTube'i, et vaatan, kuidas ma jaksan ajaliselt. Fookus on praegu Instagramis olnud, Instagramis ma ikkagi jagan päris palju. YouTube'is on lihtsalt see tore, et saab pikemalt teha ja näidata. Ja minul endale, ma ütlen ausalt, kui ma dieedil ka olin ja kaartid tegin, siis ma vaatasin väga palju YouTube'is erinevaid fitnessvõistlejaid, toiduteemalisi, trenniteemalisi vlooge, et nii tore oli vaadata, aeg läks palju kiiremini, et eriti siis, kui tahtsid kedagi kuulata, et keegi räägib midagi lihtsalt. Mind otseselt võib-olla YouTube'is nii palju see ei huvita, kui keegi midagi teeb, et kui tuleb see osa, kui keegi teeb trenni, siis ma panen tavaliselt alati skipin selle, panen edasi. Siis ma tahan kuulata, kui räägitakse midagi, et siis ma kuidagi mõtlen kaasa ja see nagu inspireerib mind rohkem. Aga te võite mulle kommentaarides märku anda, kuidas teile see video meeldis. Selline formaat, et ma lihtsalt istun ja räägin. Kindlasti ma võib-olla, kui ma jätkan selle tegemist, YouTube'i tegemist, et siis ma näitan ka muud elu ja praegu ma lihtsalt tahtsingi need põletavamad teemad ära rääkida. Ja sain ka ise selle natukene nagu hingelt ära rääkida oma asjad. Seega aitäh kõigile, kes mind kuulasid ja kui on mingid küsimusi või mõtted ja kommentaare, andke mulle kommentaarides teada siin samas YouTube'is või kirjutage Instagrami ja loodetavasti järgmise korrani olge tublid, tervislikud ja aktiivsed ja imeilusad detsembrikuud, sest varsti on jõulud.